Kui me siin näitusel nüüd ringi vaatame, kas võib ka öelda niimoodi, et kuskilt mõnest eksponaadist hakkab peale Palamuse vabatahtliku tuletõrje kõige varasem ajalugu? Jah, näituse koostamisel ma võtsingi aluseks meie enda muuseumi esemed, mis meil olemas on, sest külastajad ikkagi esemed huvitavad rohkem kui ajaloolised faktid. Ja seetõttu saigi põhitähelepanu esemedele pööratud ja lisaks meie enda vanadele esemetele juurde hangitud siis kohaliku päästekomando käest üht-teist ja siin ka kohaliku tuletõrje huvilise Toomas Puussepa toodud esemeid, et saaks moodustada tuletõrjest sellise narratiivi. Ja kuna on ka selline oluline juubel, siis on see ühtlasi ka võib-olla tunnustus, see näitus kohalikule tuletõrjekomandole ja seetõttu sai välja pandud ka neile omistatud aumärke, tänukirju. Tänukirjade puhul sai välja ikkagi need, mis on komandole antud. Kindlasti on päris palju ka üksikisikutele, päästjatele antud tänukirju, aga aumärke sai pandud välja ka kohalikele päästjatele omistatuid. Ja kõige vanemad märgid ongi meil ka üks saariaegne liikmemärk, mis on kuulunud kohalikule Lähme vaatama. Kohalikule tuletõrjeseltsi liikmele Leo Kuusikule. Siin on nüüd kõige vanem märk aastast 1892 kuni 1918 peaks see olema dateeritud ja vabariigi algusaegadest liikmemärgid, kokaldid. Ja kuna meie enda muuseumis sellised esemed olid olemas, siis oligi hea siit edasi minna kuni tänapäevani välja kogu selle vabatahtliku tuletõrje ajalooga. Mul jäid silma siin ka tuletõrje prits, üks kukk. Kui vanad need on? Need peaks olema nüüd vabariigiaegsed, aga seda 2 või 4 mehe käsipritsi sarnast on kasutatud ka juba tsaari ajal. Need pandi hobusele, kui oli näha kuskil tuletõrje kuma või tulekahju kuma, asetati need hobusele, hobureele või vankrile vastavalt aastaajale ja